hommikul üles tunned hirmu, joed uudised tunned hirmu, õhtuled hirmuga magama, tegelikult see on nagu mentaalselt väga nagu rusuv. Sellepärast peabki nagu rohkem nagu ennast kuidagi harima ja kuulama ära teise poole ka ja kaaluma. Kõik ei ole nii must-valge, et on need varjundid ka ja siis mida rohkem sa ennast nagu arendad, seda rohkem nagu sa oskad ka teiste juttudega arvestada ja aru saada. Et kui sa tambid oma seda rauda seal ja siis ei saagi midagi. Rääkides hirmust, siis kunagi ma kuulsin, keegi vist kirjeldas Wu-Tangi ja ütles, et kui ta vaatas Wu-Tangi laivis, et siis ta oli veits hirmul, nagu kartis natuke neid, et see ongi selline õige, vist võttis kokku õige rockstaari selline omadus või räpstaari või mis iganes. Et ma olen ka juba aastate jooksul mõelnud, et mis on Eesti õudusräppi või horrorräppi nagu top 3, aga ma olen sinna leidnud ainult 2 lugu. Aha. Et üks on A-rühma Maru koer ja teine oli Beebilõusta tont. Et need on sellised lood, mis nagu tekitasid minus judinaid ja mulle meeldib niisugune hästi agressiivne beat taga ja agressiivsed sõnad, et kuidas sina sellesse suhtud või kas õige räppar tekitab kuulajas natuke hirmu? No see ei ole mingi eesmärk tekitada hirmu. Et me ei pea nagu tänapäeval hip-hop tegelikult me ei saa võtta nagu hip-hopi nagu, et on üks hip-hopi on lihtsalt niivõrd palju nagu erinevad ka. Aga üldises nagu trendis praegu ikkagi minule nagu tundub praegu, kui vaadates nagu USA, kus see kõik sealt ikkagi nagu hakkab, on kuidagi see, et mehed on nagu maha rahunenud, et ei ole seda nagu tohutut nagu seda maskuliinset machotamist nii palju. Ja naised on kuidagi niisugused, kes on võtnud selle üle, kes Cardi B ja kes seal on, et niisugused, aga see on üldiselt vaata ülejäänud nagu maailmas ka niimoodi, et praegu nagu on see naiste see, et see, et need mingid väega naised ja need nagu on need boss bitchid, keda nagu tõstakse üles ja siis mehed on nii-öelda siis et okei, et mis on nagu okei, on ju. Et sa ei peagi kogu aeg nagu rusikaga vastu lauda taguma ja ma ei tea, näitama, kui kõva vend sa oled, on ju, pesapalli kurikaga vehkima ja nii edasi. Et jah, pigem see trend on niisugune, et ma ei tea, see ei pea hirmutama, aga mis nagu, ma saan aru, mõttest on see, et kus see nagu tulnud on see, et vaata, räpiga on nagu see, et sul on mingi sõnum. Ma räägime sellisest natukene vanakooli räpist, et tänapäeval see hip-hopi kontseptsioon on nii palju muutunud, et väga palju on sellised meelelahutuska asju, aga mingi hetk ikkagi hip-hop oli sa pead mingi sõnumi tooma. Ja sõnum, vaata, kedagi, sa pead ikkagi, see on nagu kõne, on ju. Ja kujuta ette siis kõnemeest mingisuguses, kui ta peab sulle kõnet, kas niimoodi, tere, et kallid inimesed, või ta räägib sulle niimoodi, vaatab sulle otsa, kasutab vägisõnu. Vägisõna on väega sõna, sellepärast kasutatakse. Kui keegi ütleb sulle, mine metsa, või ütleb sulle, mine mingi karmimalt, ja vaatab sulle otsa niimoodi, ütleb seda kõvasti, siis seal on nagu vahe sees. Ja et sõnum inimestele rohkem kohale jõutakse, sellepärast räpparid on ka kasutanud neid vägisõnu ja ongi sellised võib-olla natukene agressiivsemad. Tead, ma räägin sulle nüüd, kuula, motherfucker, on ju. See mõjub teistmoodi, on ju. Seal on kindlasti ka see komponent natukene, et just kui sa räägid sõnumist, siis et räppar just kui ütleb võib-olla välja asju, natuke ütleme, kui koomik ütleb välja asju, on ju koomilises võtmes selliseid tõdesid, mis ajab inimest siis naerma sellepärast, et kõik me mõtleme seda, aga keegi just kui ei julge öelda, on ju, siis räppar ütleb seda võib-olla mingi agressiivse biidi taustal, on ju, ja samamoodi sinu lugudes on ka mingisugused sellised tõesed asjad on ju. Ja ma vaidlen vastu, ma kasutan ka väga palju huumorit asjade välja mõtlemiseks. Ei, seda kindlasti. Aga just mul tuli meelde näiteks, et mingi lihtne asi, mis mul viskas on ju praegu mingid YouTube'ist ette neid lugusid, et ma ei oska kaine peaga peol midagi teha, on ju. Selline, siuke hästi tõene asi, mida kõik justkui nagu suhestuvad sellega või siis kena keha kole face on ju. Ka selline asi, millest võib-olla sa kontori kohvinurgas ei räägi, on ju, aga igaüks on sellist asja mõelnud, on ju. Et see on siuke nagu, see hirmu asi on ka võib-olla natuke seotud sellega, et või
ma ei taha öelda, et hirm, aga see on selline nagu mingi asi, mis saab inimesele pihta, ta on ise seda mõelnud ja räpplaulus tuleb see nagu hästi välja ja kui sa veel ütled sinna, noh, ma ei tea, ropp sõnu taha ja siis ta nagu mõjub eriti hästi. Et ma olen hästi palju kasutanud tegelikult jah, et ka huumorit, aga tegelikult on sama need 2 laulu, mis on nagu tõid, et tegelikult noh, okei, et seda humoorikalt nagu sellele olukorrale nagu tähelepanu pöörata. Tegelikult need mõlemad on nagu mingisugused tegelikult mingid tõsised probleemid on ju. Et see, kuidas näiteks mingid naisi hinnatakse nii öelda, et noh, kuule, vaata, kuradi koleda näoga, jumala hea raam on või mingi asi on. Või see, ma ei oska aina peal mitte midagi teha, tegelikult on ikkagi see mingisugune mental issue on ju, nüüd siis eesti keeles, kuidas siis mental issue eesti keeles on, mentaalne olukord on ju, et selles mõttes, et inimesed ei oska käituda, noh, see on alkoholism on ju, et selles mõttes, et tegelikult tõsi, ma olen hästi palju tegelikult kasutanud niimoodi just nagu Olegi asjada, Oleg Košuvi nimelt, et mingisugust tõsiseid asju rääkinud, noh, niimoodi naljakate riimidega, noh, kogu see Curaçao ja need asjad kõik, noh, tegelikult narkootikumid, inimesed istuvad sellest kinni, et veavad oma siseelundes neid narkootikumi kapslid ja noh, ma teen selle üle nalja, aga tegelikult see on ikkagi tõsine asi. Eesti Esu